me oleme jälle tagasi. Jälle meie 6. osa. 6 osa. 2 osa veel. Me eelmises episoodis vist ütlesime, oota, kuidas me ütlesime? Et 4 osa veel, et siis on nagu hooaeg läbi, aga tegelikult on mitte 9 osa, vaid 8 osa ühes episoodis. Nii et 2 osa veel. Ja siis me teeme väikese pausi, kuna mõni läheb reisule. Läheb ilma nautima, ilma minuta. Ja kuidagi võtame korraks selle hetke, et meil oleks aega siis muuta asju, mida me soovime veel siin. Me rääkisime varasemalt, et tulevad muutused. Me otsustasime, et need muutused tulevad siis uue hooaja algusega ühesõnaga. Ja kuidas sul läinud on vahepeal? Pole täitsa okeilt. Ei saa kurta. Teinud oled? Nädala sees käisin tööl ja Okay. Ja nüüd ma olen siin, me oleme Pärnus. Kaubamaja Parklas. Jah. Et käisin Liisete võistlusi vaatamas. Ja miks ma näen nii räitselt välja on sellepärast, et ma olen 4 tundi maganud. On 4 või? Jah, 4 tundi maganud. Ja siis mul olid täna võistlused. Ja siis ühesõnaga a lot is going on. Me saime 3. koha. Naiste rühm 30+ naised, kellele mina mõtlesin võistluskava, said 1. koha. Ja ma olen väga proud. Ma nutsin. Ma kingsin mulle lilli, ma nutsin. Ja ühesõnaga väga äge oli. Muidugi nii tore, palju õnne. Olin ka nii õnnelik sinu üle. Ja nii äge nagu. Sa, nagu see lõpuks on see nagu siuke tunnustus või siuke vaata, et sa näed, et naised reaalselt saavadki nagu ikka karika kätte ja 1. koht ja muidugi jah. Väga cool. Ja nendele naistele ka, kes ei olnud varasemalt vist arvatavasti. Ja neil oligi tegelikult vist 1. võistlus. Jah, et selline eduelamus ja siuke. Ja, et sellega nagu grupiga, et osad on nagu varem kuskil mujal, vaata ka vist ma arvan käinud, aga enamustel oli nagu täiesti nagu 1. Et nad olid väga-väga tublid ja. Täiega. Nii äge. Hot mamas. Oli küll ja. Nad nägid nii bängerid välja nagu. Mitte, et nad muidu ei näeks, aga nagu väga cool oli. Ja, mis meie tänane teema on siis? Mõtlesin, et natukene vürtsitaks seda olukorda, et praegu me oleme suht niimoodi neutraalselt võtnud, ütleme nii. Et siis täna räägime fetišitest. Natuke siuke kinky shit, vaata. Sest tegelikult ma ei tea, et eriti palju vist nagu sellest ei räägita ka, et põetakse võib-olla, et mul on mingi veider asi, mis mulle väga meeldib, aga julge nagu kellelegi midagi öelda ka, sest vaadatakse kohe imelikult. Samas on ju, inimesed ongi kiiksuga, et seda ei peaks võtma kuidagi, et need, muidugi igaühele ei tasu nagu rääkida, kes sulle, kellega sa tutvuks ja hakkad rääkima kohe, et tahaks täiega sa varbaid lutsida, see oleks veits nagu veider, et prooviks nagu selliseid asju nagu mõne teise teidi jaoks nagu hoida, et päris niimoodi peale ei lendaks, sest sellega võibki inimese nagu ära hirmutada, sest võib-olla teine inimene, kellega sa kohtud, on äkki väga konservatiivne ja üldse nagu, tema jaoks on üldse see niisamagi, et sa võtad paljuks, on juba siuke on ja. Et ma siis natukene otsisin mingit variante ka, et mida siin välja tuua ja siis mõtlesin, et arutame, et kuidas. Sobib. Sul on mingid fetišid endale? Pole veel avastanud. Võib-olla on midagi kuskil peidus, aga ma ei tea nagu tänasel päeval ma ütlen, et mul ei ole. Võib-olla 30 aasta pärast ma ütlen, et mul on. Et ma mõtlen, et kunagi ma vaatasin ühte filmi, Eesti film oli see kusjuures. Asjad, millest me ei räägi, oli pealkiri. Ja tegelikult ma soovitan seda vaadata, kui teil tekib võimalus. Seal oli päris huvitavad siuksed üks fetiš oli mingi selline ühel naisel, kes pisarad ajasid teda nii käima, et ta üritasid mehega last saada ja siis
proovisid seal igast variante ja see oli lihtsalt üks mingi edasi-tagasi nühkimine on ju, kellelegi nagu noh, sellele noh, mehele ilmselgelt pakub midagi, aga seal naisel ei olnud mitte midagi. Ja siis, kui ta ühe korra nägi, et mees tuli nuttes koju, rääkis talle mingit asja, saad aru, see naine oli täiesti siuke ja ta läks nii käima sellest, et ja siis ta hakkas tegema igast asju, kaotas selle mehe koera ära meelega, et meest nutma ajada ja siis ütles, et noh, mingit täiesti igast lullusi hakkas nagu mingi, seal. Su ema on haige, mingi, tal on mingi täiesti pekkis, vaata, siis mees mingi päriselt. Ja siis naine mingi, ja, ta on nii haige. Lähme voodisse, ta on nii haige. Täiesti niimoodi oligi, jah. Tegelikult ju mõtte nagu selle mehe jaoks oli see kindlasti mingi räige, mingi what the fuck, nagu mis asja sa teed. Mul on kurat koer kadunud, sa tuled kuradi õõtsutad siin ennast, on ju. Ja siis see naine ikka rebis teda seal korralikult tänu sellele, et ta nagu, noh, see oli lihtsalt üks nendest, aga seal oli minu arust mingi 5 varianti, 5 paari nagu. Palju oli nagu, jah. Jah, et aga Eesti film, jah, et soovitan täitsa vaadata. Üliäge, väga naljakas ja värki. Ja, et selline siuke põnev vaatamine ja natuke silmi avav ka, et kui ei ole nende asjadega kursis. Et näiteks siin on, jah, need on siuksed tavalisem, aga võib-olla kehaga seotud nagu fetišid. Jala fetiš. Sulgudes podofiilia, huvi jalgade vastu. Aga minul selles mõttes on küll jalgadega natukene mingi siuke, nagu sa mõtled nagu jalalabadega või? Ei, nagu... Või nagu jalad? Ei, pigem ongi varbad. See on nii siuke, võib-olla see on sellest, et nagu, mitte ei ole niimoodi, et ma vaatan inimese varbaid ja ma olen siuke mingi, mitte üldse see, aga nagu võib-olla see tunne ja see nagu mõte vaata, et kui inimene näiteks natukene, ma ei tea, kas ta kardab kõdi või see reaktsioon, mis sealt tuleb, äkki see mulle nagu meeldib. Et võib-olla see ei ole mingi fetiš. Siuke nagu hell spot või? Jah. Või mitte nagu hell, aga tundlik. Nagu tundlik või? Jah. Et tegelikult pigem on ju vaata, et ega no jah. Palju juhtub seda, et huvitav tegelikult, ma praegu hakkasin mõtlema. Jalad alla nahad on ju nii paksud. No oleneb kellel. Kui sa nagu raspeldad ja nagu niimoodi, ega sa ju... Raspeldad? Koorid seda nahka või? Ai, rõve. Pediküüri see tehakse ka, et jaa, ma vihkan seda, see on nii rõve. Tervitsed Jaanikale. See on täiesti nagu õudusune, nagu mul on vist kunagi oligi äkki Jaanika tegi mulle ja mul täielik nightmare sellest. Sul oli valus või? Ei, see on lihtsalt rõve, kuidas see surnud mind ajab oksele, see on nii rõve minu jaoks. Ühesõnaga, aga nagu, kuidas on kõdi talla alt, kui sul on tegelikult ju, on ju talla all on ju paksem nahk, sa ju kõnnid või nagu... Tegelikult on ju see, et no, ma jälle hakkan tegema seda. Mulle tehti kommentaar, et iga kord, kui sa, et muidu sa ei tee niimoodi. Päriselt? Jah. Et öeldi jah mulle, et miks sa pead vett jooma enne, kui sa hakkad seda podcasti filmima, et iga kord hakkab see tulema. No aga see lihtne ei ole, ma ütlen teile, tead. Meil on vaja juua. Nii. Et selle... Oota, mis ma mõte... Et jalad-allad on tegelikult ju paksud ja miks on kõdi? Jaa, et tegelikult on ju see, et kui sul näiteks pea valutab või mingi, ma ei tea, kõht valutab või tegelikult jalad talla peal on ju kõik punktid, mis on su keha erinevate organitega seotud niimoodi, et sa võid teatud punkti masseerides saad ju inimese peavalu ära võtta või siis, ma ei tea, kõhuvalu leevendada, mida iganes, vaata. Seedimist korrastada seal. Vajutad mingit punkti ja siis lõpuks jooksed pellerisse, vaata. Ja no, see pidi täitsa reaalne olema. Usun, jah. Et aga noh, ju siis on tundlik ikkagi. Aga see ei ole siuke tavaline, aga keegi käi ja näppi lambist kellegi jalgu niisama. Aga jalamassaaž on tegelikult nii mõnus. No, tšega on, jah. No. Ja mitte see ei peagi olema mingi kraapimisega seotud, aga noh, see ei ole fetiš, on lihtsalt vaata selline mõnustamine. Nii. Siis on siin käte fetiš. See minul ei ole nagu sõrmede, küünte või peopesade erutav mõju. Siuke nagu, ma ei tea, noh, aga osadel kindlasti meeldib ja nagu, noh, see muidu ei oleks mingi teema, on ju. Juukse fetiš. Erutus juustest, lõht, tekstuur, pikkus. Võib-olla on selline, et sa oled mingi kiilakas. Et tegelikult see on nagu mingi
no aga katsud samas pead ja lähed ju nii. ma ei saa mitte ühestki nendest aru, sorry, ma olen võib-olla väga nagu mõttetu ja tavaline naine, aga ei. Nagu juuksed on ilmselgelt väga suur nagu inimese nagu osa ja nagu, kuidas ma ütlen, nagu teebki inimest väga palju atraktiivsemaks, kui tal on ilusad, minu silmis pikad, terved juuksed, onju. Aga et see mind nagu seksuaalselt nagu tõmbaks käima, ei. Jah. Ma vaatan, et seal on ilusad pikad juuksed ja siis ma olen mingi, lähme voodisse. Ei. Või nagu ma ei tea. Aga vaata, me ei hakka mingi ei, ma tahtsin ka öelda, ma ei tee shame'ima kedagi maha, aga mina lihtsalt ei mõista seda, et ma olen nii nagu sest endal ei ole, siis tavaline. tegelikult inimesed siis ei saagi aru, vaata. Ei saagi aru, jah. Ei oska samastuda kuidagi. Jah. Siis on kõrvade, kaela või kõhu fetiš. Need on praegu siis nagu nii-öelda kehaga seotud, vaata. See on nagu siuke tüpaaž. See on ka naljakas, on ju vaatad kellelgi, et sul on, muidu on ju vaata, osadel on kõrvalestad on, minul on siuksed, on ju. Vaata, sellel oli ka oma see nimed. Tilgakuju. Ei, tilgakuju. Öeldakse, ma olen kuulnud, et öeldakse, et su kõrvad on tilgakujulised. Ma ei tea. Tilgakujulised kõrvalestad või? Jah. Need on siuksed, mis nagu alla truupivad veits, vaata niimoodi. Osadel on niimoodi, et läheb otse vastu pead. Jaa, on küll ja seda vahet ei ole siin. Sellel on mingi oma nimetus. Elf. Ma ei tea. Elf on ja siis seal oleks kõrvalest ja siit ülevalt niimoodi nagu tiu. Aga neil läheb ka ju otse ja ei ole seda vahet. Otse peast. No, otse nagu näkku, jah. Nagu pähe või mis iganes. Päris haige tegelikult, jah. Ma olen nii nõme inimene ikka. Ei, aga oota, mis see oli? Kõrvad. Sa kõrvakujud, ja. Sa tahtsid öelda, mis kõrvakuju sul on või? Kas sa ei tea isegi või? Ei. See on nagu, tegelikult on mingi 2 liiki, et kas sul ongi see nii-öelda selline vastu pead kõrv või siis on teine, et sellel on tegelikult mingi oma nimetus, aga mul ei tule meelde praegu. Ma muidu olen teadnud küll neid. Selge. Jah. See on sama nagu, kas sa saad teha näiteks saata kellega nii või siis sa teed, ma ei tea, keerad hulli või mingi, mida iganes. See kõik on vaata kuidagi sellega. Whatever. Kaela või kõhu fetiš. Näiteks ongi, et mõni kannab napakat ja siis keegi, kellel on see mingi kõhu fetiš, ta on mingi ma ei ole, vaata. Minu jaoks on jälle kõhuga nagu, mulle väga meeldivad kõhud, kui on ilus kõht, on väga ilus on vaadata. Ei, aga näiteks praegu on vaata hästi moes see, et sul on nagu low-rise pants ja siis sul on nagu veits nagu pikem särk, ei ole nagu full nabakas ja niimoodi, et nagu naba alt vaata siuke väike nahariba nagu paistab. Ja nagu see ei ole minu jaoks nagu seksuaalselt atraktiivne, aga see on nagu nii ilus kuidagi. See kuidagi kohe nagu, see kuidagi raamib su keha ära või ma ei tea, kuidagi mulle nii meeldib. No jaa, aga see ei ole nagu, see on lihtsalt see, et sul on ilus inimene, ilus vaadata. Jah. Et see ei ole ju selline, et mingi tilgud minema sealt inimese juurest, kes kuradi vastu sulle kennib põhimõtteliselt, on ju. Silmapaari või silmavärvi fetiš. Silmapaari? Nagu, et kas sul on nagu, vaata osadel on ju silmakujud inimestel on nii erinevad, on ju. Võib-olla kui sa oled see, et üks silm vaatab kirikutorni ja teine aiaväravat ja see ajab sind nii käima. Kujutad see ette või? Siis sa käid ja otsid. Mingi 360 view või? Jah. Su on nii nõme täna. Sorry. Ei, aga mõne jaoks on see väga erutav ju. Sest nagu, et see, et inimene vaatab jah. Et see on ju nii tavaline, kui inimene vaatab nagu sulle otsa ja sa tead, kuhu silma, nagu, et sa vaatad sinna, et midagi ei jää 2 silma vahele ka, on ju. Et nagu, on ju. Või siis selline, ma ei tea. Et ju siis on mingi teema sellega. Kindlasti on inimesi nii palju. Ma arvan, et mingid, ma ei tea, väga meie jaoks väga silmavärvi. See on ka selline, et värv, huvitav, kuidas see värvi peale nagu erutad. Et tegelikult peab olema see, et inimese silmavärvi näha, sa pead talle ikka päris ligi nagu ju minema. Tõsi? Mitte niimoodi ka, et sa pead niimoodi, väga, aga et sa märkaksid, kui on väga erilised silmad, mingid hele sinised näiteks või vaata, need on siuksed, mis nagu
on mingi tumedam inimene, selline tõmmu, eks ju, ja tal on hästi heledad silmad, siis on nagu, ta lihtsalt näeb nagu ilus ja eriline Jaa, välja, täiega ilus. aga ma ei ütleks, et on nagu mingi, oh my god. Noh, et endal nagu siukest asja no me ei lihtsalt ole. oleme imelikud, me nagu ei leia, või nagu meie jaoks ei ole see atraktiivne. Hammaste või naeratuse fetiš. Et kui on hambad niimoodi, vaata väljapoole, mis öelda? siis sa vaatad, et oi, sellega saab sügisel kodus tagaaias lehti just riisuda. tahtsin öelda, et mingi öeldakse ju, kutsutakse mingi rehapulkadeks vist või? Ja, aga seda ma räägingi, et saadki. Siis on... miks inimesed nagu mõtlevad siukseid asju välja, et kellelegi nüüd väga halvasti öelda, olla mingi, sul on mingi rehapulgad nagu suus, vaata. Jah. Nii, kehavormi fetiš, näiteks kurvikas, sale, lihaselisus ja nii edasi. See on tegelikult ju mitte ka pigem võib-olla nagu maitse. Ja, et nagu siuke... Mitte fetiš nagu jah. Ma ei saa aru, mis nagu... Vaata, see fetiš on tegelikult nagu siuke äärmuslik pigem, on ju? Et see ei ole nagu see, et noh, mis sulle meeldib, mulle meeldib selline kehakuju või mingi siuke. Aga see on niimoodi, et nagu raudpolt nagu ajab ühte taga. Ja, et üks mingi spetsiifiline mingi kehakuju näiteks, mis talle väga meeldib. Nagu on ju vaata sellised naised, sellised mehed, kes otsivad siukseid korpulentsemaid naisi, on ju. Söödavad ja kogu aeg viivad, et lähme sööma ja siis muidu söödavad, on ju. Tahavad, et see naine siis nii-öelda, et ta täitsa näeb potentsiaali on, et võiks täitsa olla selline naine, on ju. Aga tal on natuke volli vaja. Et noh, siis ostab sealt kõige rasvasemaid ja kõige nagu suuremaid portsjoni ja siis palub, et ta kõik ära sööks, on ju. Ja muudkui nuumab teda nagu nuumsiga põhimõtteliselt. Ise on selline kriips, on ju. Need on siuksed naljakad, aga noh, mis sa teed? Rindade või nibude fetiš. See tegelikult mul mingil määral on. Rinnanibudega, jah. Mingi värk mul on. Et no siuke tahaks natukene nagu. Ja see on kuidagi, see on ka võib-olla see reaktsioon, mis sealt tuleb äkki. Ma ei tea, kas see nagu, noh, ma olen ise öelnud ka, et mul natukene nagu mingi fetiš teen nagu nalja, aga ma ei tea, kas see päris nagu fetiš on, aga see nagu siuke... Ma ei tea, ma räägin. Rasedusfetiš. Erutus raseda keha nägemisest või kujutlemisest. Issand, tead, mis mul praegu tuli meelde või? Ma üks päev, siis kui ma otsisingi nende fetišite kohta nagu igasugust infot ja värki ja siis saad aru, ma sattusin sellise asja peale nagu horror porn. Täiesti perses ja ma läksingi horror porn lehele. Seal on ju, ma nüüd ropendan, on ju. Seal oli selline, et nagu see, mis see kuradi õudukas oli see tüdruk, see mingi Samira või tuleb Samara, jah. See tuleb sealt välja, aga saad aru, siis oli nii, et see tüüp siis nii-öelda, kelle juurde ta läks, siis need kuradi bängisid seal nii, et vähe polnud ja ta oli selline käärakas, on ju. Ja siis oli nagu Avatari see ja siis oli mingi tulnukate see alien, vaata, mis on need ja täiesti, ma pole kunagi näinud mina olen nagu elus elanud juba, on ju, mingi aeg. Et ja igasugused asju nagu näinud, aga sellist asja ma ei olnud näinud. Mis asja? Horror porn nagu reaalselt. See on mingitele inimestele, kellele vaata meeldivadki filmid. Ja siis oli mingi naine, nagu noh, 3 tissiga, ikka on täitsa värdjas, vaata. Aga vaata, nagu ühest tissist saab villand, noh, võib-olla oledki mingi nibu fetiš, et siis sul on vaata mitu ühes, on ju. Et see oli täielik mingi siuke, tegelikult ka mul praegu täpselt ei tule nagu meelde, mis seal oli, aga igasugused erinevad, see mingi Scream või see, mis see kuradi nendest on nagu tehtud ja siis mingid muinasjutud ja mingid erinevad asjad ja kõik oli tehtud selleks horror, niimoodi nad ongi rõvedad nagu sellised. Siis ühel naisel oli, vatšaia oli nagu oleks kuradi kirvega löödud sinna, saad aru, see oli nagu nii siuke nagu lihatükk lihtsalt selline, nagu avatud lihatükk, vaata. Issand, see oli mingi räige, täiesti perses oli see, tõesti ma nagu, et noh, midagi erilist tahate vaadata, siis teate, kuhu minna. Täiesti õudne. Et noh, ma ei tea, lihtsalt tuli meelde praegu. Pesu, sukkade või korsettide fetiš. Seda ma tegelikult ütleks, et see on päris siuke levinud. Jah, et noh, kellele ei meeldiks, on ju, kui naine on ilusas pesus ja siis need sukad. Ja tegelikult on ju see, et kui naisel on midagi seljas, on ju, ta näeb palju nagu normaalsem välja. On küll, minu paljud inimesed nii koledad. Ja me kunagi Lisetega käisime Auras Tartus veekeskuses. Liis oli nii pisikene, siis ta ütles mulle, et
emme, need paljad tädid on nii koledad. ja siis see oli nagu siuke, jaa, aga noh, tegelikult ongi. Nagu ongi, mõtle, vähesed inimesed on see on nii hirmus, sa oled ise mingi väike laps, sa oled täpselt nende vanade naiste selle vajaya pikkune, onju. Sa mingi vaatad ringi ja sul on kõik lihtsalt nagu mingid asjad vaatavad. Aga kas sa oled mõelnud kunagi, miks mehed kätt paludes põlvili laskuvad? Ei ole. Sest nad räägivad su vajayaga ju, mitte sinuga. Paluvad hoopis tema käest. Jah. Aga miks see tegelikult on? Lihtsalt siuke nagu, et sa oled siuke alandlik. Siuke alandlik võib-olla jah, et äkki see, aga nii tore. See on nagu ägedam mõte, vaata. Räägib su bussiga seal, küsib, et kuule, kas sa tahad minda? Või teeme diili. Nii, sokkide ja sukkpükste fetiš. No ma arvan, et see tegelikult läheb sinna pesusukkade ja asjade sinna kategooriasse nii-öelda. Lateks, PVC või nahk. Tegelikult vaata, nahaga seostub küll selline nagu naine paneb sellise mingi nahkkleidi või mingid nahkpüksid ja asjad. Ta on kohe nagu selline võimukas ja siuke nagu et ta tuleb ja kuidagi lihtsalt teeb sul ära, vaata. Et see sellise mulje ja siukse asja nagu annad nagu edasi. Mina oleks vist päris mingi dominatoriks, vaata, ma oleks päris hea. Jaa. Paneks mehe pikali. Sul on seda viha ka, mida välja elada, nii et. Jah. Ülikondade fetiš. Ametiriietus võib tunduda väga erutav. Tead, aga minul on... Kuidas sa kontoris töötad siis? Iga päeva. See on võib-olla siuke tava selline riietus, aga mõtlen, või äkki ametiriietust ma usun, et mõeldakse pigem näiteks, kui on mingi politseinikud väga kenad. Nagu munder. Munder ja mundris mehed on kuidagi, see paistavad nii võimukad ja sellised ägedad välja. See kuidagi midagi on seal. Jaa, nõustun. Ja noh, meeste jaoks näiteks naine on ju, et paneb omale mingi mette mingi selle kostüümi on ju. Et isegi siis, kui ma käisin seal mingi, kas Lööme käed seal saates on ju, ja mul oli politseiniku kostüüm seljas. Ma tundsin ennast kohe hoopis teistsugusena. Nagu siuke. Tähtis tunne on ju. Siuke nagu jah. Tegelikult on äge on ju. Noh, et ma jätsin selle alles, et saab kasutada tulevikus. Ei olnud mingi laenutus või? Ei, ma tellisin. Okei. Tellisin jah. Karva fetiš. Erutus karvaseid kostüüme kandvatest inimestest, tihti seotud furry kultuuriga. Oh my god, ma räägin sulle täna võistlustel. Nagu laste seas on täiesti out of the box, aga laste seas on praegu vaata hästi populaarsed need, et ma olen kass, vaata, ja tead aina mingi laservi, see saade oli ka sellest. Ja saate aru, ma nägin väikest tüdrukut ja tal oli saba taga. Ja ma lihtsalt ei mõista seda. Miks sul peab olema see saba seal taga? Mis asi sa oled? Kas sa käid siis õues muru peal pissil ja kakal ka või? Tead, aga mina teeks, ma olen inimestele, kellega ma teeks sama. Igapäevaselt nagu rääkinud on ju. Mina teeks niimoodi, et klassiruumis näiteks, kui me oleks õpetaja ja tuleb mingi laps selle kassi jutuga, siis mina paneks liivakasti sinna klassi nurka ja ütleks, et nüüd sa käid seal pissil. Sinu jaoks WC ei ole lubatud. Et sa käid seal ja paned kausi, ei söö teistega sööklas, sest sa oled ju kiisu, on ju. Kiisud käivad oma poti peal ja kõik ja vaatame, kaua see kassi olemine siis kestab. Sest see on teiste jaoks väga ebamugav olukord ja siis tuleb see inimene panna samamoodi ebamugavasse olukorda, selleks, et nagu mõista, et kas see ikka on sinu jaoks nii oluline. Ja ma ei saa nendest vanematest aru, kes seda lubavad, nagu mis teil nagu mõttes on, ma ei saa aru, nagu ma ei saa aru. Laps võtab kirve kätte, ma olen nüüd mõrtsukas, nagu siis te olete mingi juhu ja go girl või? Nagu, mis asi sa oled? Jah, mida kuradit nagu. Tulge maa peale nagu päriselt, ärge laske sellele sotsiaalmeediale ennast nii palju mõjutada, et hakata mingi kuradi lollusi ja debiilsusi kuradi ahvima siin. Et olete nii ägedad. See ei ole isegi nagu päriselt ka, et teised inimesed ka nagu, olge nagu ühiskondlikult normaalsed, et teie ümbrust talutakse nagu, suudaks nagu taluda, mitte et olete täiesti mingid kuradi... No selles mõttes, et see ei ole nagu harmful kellegile, kui seal lapsel ongi see saba taga, aga see on nii nagu idiootne kuidagi või nagu miks või nagu ole siis nagu kodus aias mängi, et sa oled mingi kiisu, I get it, nagu sa oled laps, mine, nagu have fun, vaata. No see on hoopis teine. Jaa, aga et sa oled nagu avalikus kohas ja nagu ja sa lihtsalt nagu, ma ei tea, ma ei saa aru sellest. Ühel tüdrukul olid nagu full on nagu kõrvad ka peas. Samal kui ta nagu
seal olid vaata need ma ei tea, kas sa märkasid, need kus ongi need teevad seda mis see on nüüd, mul ei tule. No, Teevad seda inspo. jah, mis on eesti keeles nagu Improvisatsioon. improvisatsiooni teevad ja siis seal oli ka ühel tüdrukul olid kõrvad peas. Ja ma mingi, miks võta ära nagu, ma ei tea, mis aru sellest lihtsalt. Vaata, jaa, okei. See on nagu fine, kui sa tahad ise mingi panna endale neid kõrvu ja mingit saba taha, ma ei tea, puhhu ju, pane siis. Aga kui sa hakkad teiste käest nõudma, et nemad peavad sind aktsepteerima sellisena, nagu sa siis seal oled, on ju, oma nende kõrvade ja sabade. Vot sellest ära suru oma mingid teemad. See on sama nagu nende, noh, ma ei tea, mingid Jehoova tunnistajad ja mingid need usuhullud ja need igasugused kuradi täiesti, no ole palun normaalne. Kui inimene tahab selle asja enda jaoks leida, ta leiab selle nagunii. Keegi, mul on täiesti vastumeelne, kui tullakse ja hakatakse suruma mingid asju peale. Käi nagu nii perse lihtsalt. Selline asi mulle üldse ei meeldi. Ja lastel kui sina oleks tulnud kunagi mingi, noh, oleks see Ameerika teemad ja need igasugused välismaised teemad nagu kiiremini jõudnud Eestisse. No ma usun, et siis võib-olla oleks ka mingi siuke, et noh, et sa tahad ka ju olla siuke cool ja asjaga kaasas käia, on ju. Oleks tulnud sellise jutuga, ma oleks nii pikalt saatnud nagu päriselt. Ma olekski ostnud sulle kassi konservi ja selle sama kuradi musuga oleks ühes potis käinud. Jah, ja seal on jälle vaata see, et üks piir on see, et sa oled lihtsalt emsile mingi, kuule, osta mulle mingi saba ja kõrvad, tahaks nagu mingi kassi mängida. Versus on see, kui su laps tuleb ja ütleb sulle, et ema, ma olen nüüd kass. Ja nagu see, siis on nagu mingi, mis viga on nagu. Sa oled inimene. Sul on 2 jalga. Jah. Mitte nagu seda jah, et kui laps lihtsalt mängib mingit, et meie kunagi mängisime ka ju tädipojaga ja täditütre lastega lauta, on ju. Meie olime need talitajad ja siis nemad olid lehmad. Aga see oli nagu siuke nunnu ja mängisime. See oli iga päev nagu meil olid tehtud kõik mingid asemed, värgid, särgid, see kõik nagu. Viisime neid karjamaale, panime sinna ketti nii-öelda. Nii huvitav tegelikult, kuidas lastel nagu see fantaasiamaailm on nagu nii kirju ja siis ta lihtsalt ongi seal 4 käpukil kuskil leinases ja ta ongi mingi, ma olengi lehm. Ja ta on ise nii rahul. Aga see on nagu mingi rollimäng tegelikult, vaata, kui sa nagu täiskasvanud selle... Ei ole. Ei no, jaa, no. No ma saan aru, mida sa praegu me räägime kinkisid asju, vaata, selles mõttes. Aga lihtsalt täiskasvanuna vaatad seda asja teisi pilguga. Kuidagi jah, veider veits. Nagu, jah. Noh, siit edasi tulevadki rollimängud ja dünaamika fetišid, on ju. Dominant ja submissive siis nii-öelda ongi siis see fetiš, on ju. Et selline mina ei tea, vaata, tegelikult ma olen suht selline võimukas ja siuke, tegelikult ma olen nagu siuke oma mingi arvamusega ja väga siuke, aga samas on nagu tore ka, kui keegi sind vahepeal paika paneb. Aga selline inimene, kes on nagu, noh, kuidagi, mitte et keegi tuleb lihtsalt mölisema ja mitte nagu selles mõttes üldse, aga et keegi tuleb ja nagu sind teeb nii-öelda nagu enda omaks, vaata. See on selline äge isegi, see mulle meeldib, aga noh, see ei ole ka niimoodi, et see on mu mingi kuradi kink, vaata. Et see nagu ei ole see. Et lihtsalt aeg-ajalt on nagu tore, on ju. Siis on rollimäng vanuse erinevusega. Näiteks baby girl, daddy, dünaamika. Aga mis sa sellest arvad? Ma ei arva sellest mitte midagi. Ma arvan sellest väga palju, aga mitte midagi head nagu. Ei see, kui sa ütled nagu, daddy, vaata. Oma mehele. Jaa, see on nagu fine. Aga kui sa ütleks mingi issi. Eesti keeles on üldse kõik mingi sekstalk on väga näesti. On nagu. Küll, jah. Rõve. Ei, ma ei hakka. No. Ma ei taha. Et eesti keeles on rõve, inglise keeles on nagu fainim, aga nagu ma ei ütleks. Fainim. Ma ei ütleks oma mehele nagu daddy, sest et sa ei ole mu isa. Ma ei tea, võib-olla nagu vanemas eas. Võib-olla siis on kuidagi fainim. Kus see sõna on? Fine. See on väga okei sõna minu arust. Inimene kehastab looma. Ei. No, vaata, mis just sellest. Ei. Näiteks kutsikas, kassike, poni. Laksu perse peale. Koju mees on käpukil maas. Oik. Ja siis oled mingi, täna saab käpi. Ja peale seda saab porki. Või baconit. Mida iganes. Täiesti õige. No. Õudne. Mees hakkab kartma, tuleb kohe sellest rollist välja, et kuna neid tõmmatakse. Et kuule, ma päris sind ära nagu ei... Et teeme... Little bit sausage. Ei oska rääkida. Medical play. Arsti ja patsiendi rollimäng.
ma arvan, et see on ka huvitav. Ma olen seda isegi teinud kunagi. Et see on siuke, tegelikult ka natukene nagu siuke võimu. Terve aeg. Ei, aga siis sa ei lähe sellesse rolli ja siis ei ole nagu enam see õige. Ja ma ei suudakski minna, arvan. Ma mõtlen seda nagu. Ma ei oska näidelda nii hästi. Ma peaks lavakas olema siis. Või nagu ma ei tea, nagu kuidas sa nagu, ma ei tea, nagu see sekselu peab ikka väga igav olema, siis siukseid asju hakkad tegema ei või? See tegelikult just spice'i. Aga kuidas sa suudad nagu, sul ei hakka naljakas või? Sa oled sinna, oi, sa oled nii haige, sul on 39 palavik, ma ei taha juba naerda. Lööd kraadiklaasiga teda. Jah, ma ei tea. Aga nagu kuidas nagu... Ei no, teete nagu nii-öelda, see ei peagi naljakas olema, see on seksikas. Keegi tuleb, näiteks on meesarst ja naine läheb günekoloogi vastuvõtule, vaata. Oi, mis see siin on? Niimoodi. Ei, sa ei naera sellel ajal, see on tõsine, sa lähed arsti juurde. Võib-olla ma liiga noor siukse asja jaoks. Sa vist oled. Nagu see oleks äge, ma mõistan seda, et see oleks äge, aga ma lihtsalt ei suudaks seda tõsiselt võtta. Aga see on vaata niimoodi, et tegelikult saab ju teha niimoodi, et sa juba, ütleme, et see on siis äge, kui teine inimene tuleb sinu selle lullusega nii-öelda kaasa kohe, vaata. Kui sa hakkad saadad sõnumi näiteks, et tere, kas täna oleks võimalik arsti juurde aega saada? Ja teine saab nagu kohe aru, sest olete varasemalt nagu seda rääkinud, ja kirjutab sulle vastu mingi. Ja meil on pakkuda see aeg näiteks õhtul kell, ma ei tea, 10:30 ja kirjutab aadressi, vaata. Siis on, olgu. Ja siis nagu, te peate minema nagu sellesse rolli sisse mõlemad. Ja siis tegelikult ongi nagu selline mingi, saad aru, see on, mina olen teinud igast. Ei, aga see on, ära naera, see on tegelikult jumala äge. Ma saan aru, see ongi väga äge, aga mitte minu jaoks. Võib-olla mul ei ole olnud lihtsalt siukest mingit, ma ei saa öelda niimoodi. Ei, see ei ole nagu... Võib-olla, kui ma ei ole teinud, siis ma võib-olla, ma ei tea nagu. Vaata, inimesed charge'ivad ikka neid asju, millest nad ei tea eriti, vaata. Okei, vers. Ei, no tegelikult on ju. Kuule, võib-olla on see, et me paneme need kuradi kassi kõrvad endale ja oleme ka nii siuksed, ma olen kuradi Miki ja sa oled, mitte Miki, aga ma olen kuradi Musu ja sa oled kuradi, ma ei tea. Tuisu ja ära tatistama peale. Mida ma nii üleväsi, ma kõik nii naljakas. Et see võib olla sellega, sa pead minema lihtsalt nagu sellesse rolli rohkem. Jaa, aga ma tean ennast, ma ei suudaks minna sinna rolli nii sisse. Või olete näiteks, vaata see tegelikult on ju inimese fantaasiamaailmaga näitab ka ju, et kui on näiteks see, et näiteks, et inimesed vaatavad porri, on ju, et mis porri sa vaatad? Kas sellist, et nagu sa paned sinna, näed, kuidas see ongi see mingi soft, on ju, et seal mingi storyline taga olema, et mingi, siuke räige, mingi amore mio armastuslugu, on ju, et keegi sebib kedagi ära ja keegi meeldib ja siis lõpuks nad mingi armatsevad seal. Või on see, et mingi mees teeb oma naisele sünnipäevaks seal, ma ei tea, kutsub tema oma mingi sõbra sinna ja teevad mingid kuradi grupikad, vaata. See on, või siis ongi see, et keegi läheb kuskile arsti juurde ja siis see arst mingi nagu kunagi see vibraatorid, on ju, leiutati skisofreenia raviks, on ju, et naised on mingid närvihaiged. Ja siis nad läksid ju arsti juurde ja siis see kuradi põhimõtteliselt ju tegi neile, et nad tuleks, vaata, et siis rahunesid maha. Ja siis leiutati ise vibraatorid, et nad saaksid seda ise teha, et ei peaks, sest arsti juurde järjekorrad olid ülipikad, on ju. Päriselt räägid, või? Päriselt, jah. Et sellel vibraatoril on ka ju oma ajalugu. No mis see skisofreenia siin? Ei no see oli lihtsalt selline mingi nagu diagnoos pandi, nagu mingid jah, närvilised naised, vaata. Tegelikult oli see, et vajavad rahustust ja mehed ei oska ju seksida, vaata. Tõsi. Et kui sa neile asju ei räägi ja kuradi anatoomiatundi ei tee ja näpuga ette ei näita, siis nad ei oska ju midagi teha. Et enda aju nagu ei tööta, et see, et sul see kuradi riist seal on, see ei tähenda mitte midagi. Nii. Siis ongi õpetaja-õpilase rollimäng näiteks. See on sama, vaata selline, et siuke võimumäng ja mis iganes. Valuga seotud fetišid. Näiteks bondage, seotuna või kinni seotud olemise fetiš. Seda mina ei kannataks, mul täielik klaustrofoobia. Mulle ka ei meeldi, kui kinni seotakse, aga mulle meeldib, kui pigistatakse näiteks. No näed, väike kink on ikka sinust, kuule.
muidugi on. Masohism on see, naudib valu saamist. Aa, Kuradi masohist. Jah. Aga mul on ka natuke see. Aga mitte nagu mingi räige- laksu, vaata. jaa. Mõnus. aga nagu jah, ma ei See peab olema mõtlegi. ka õigesti laksutatud, sellepärast, et kui sa teed lihtsalt niimoodi latake, vaata, see on nagu, mida sa platsid. Ära tee üldse siis, kui sa ei oska, vaata. See Jaa. peab olema täpselt õige selline. Sadism naudib valu andmist. Aga mul ongi see sadism äkki see, et mulle meeldib neid nibusid niimoodi kruttida. Miks sa neid valusalt siis krutid? Ei, no ma ei teegi, natukene Sa niimoodi. tead ju, kui valus see on, kui ma väiksena ammustasin su nibu. Tead, kui valus see on? Miks sa teistele teed seda? Jah. Ei, aga mulle ei meeldi. Mulle meeldi, nagu nibud on nii hellad asjad. Mulle ei meeldi, kui keegi tuleb kruttima. Mis neid kruti kruvisid kuskil garaažis? Jah. Spanking, plaksutamine, pepulöögid ja nii edasi. Jah, see on tegelikult, see on okei, jah. Aga see ei ole igaühe jaoks basic, olge maasad. Muidugi ei ole ju. Päriselt või? Muidugi. Mõned ju arvavad, et see on nagu midagi ekstreemset juba, noh. Sinus on ikka rohkem siis peidus, kui nagu siin varasemast jutust välja tuleb. Ei, ma ikka annad laksu ja see käib asja juurde. Ma annan mehele ka. Ei, ma ei ole andnud. Mina olen ka andnud. Mina küll ei ole. Wax play, kuuma küünlavaha kasutamine. Ja seda ma olen teinud. No ma tegin, mitte... Noh, tegelikult ma jah, ise... Kõrvetad ära ennast? Ei ole, tegelikult see ei ole. See vaha on ju niisama. Ma kunagi lapsena tegin ka niimoodi, et küünal põlesin ja siis tilgutasin seda küünlavaha pihku endale siia. Siis ta lihtsalt nagu tahkus ära. See tuligi? On ju. Ma ei tea. Kerge elektri kasutamine keha teatud piirkondades. Elektri kasutamine? Politsei teise... Kallis, tule nüüd siia elektrikilmi juurde. Tõmbad seal korgid lahti, juhtmed välja, lükkad naisele. Tüüp on... Siis mees on kõrval. Nii seksikas. Needle play, meditsiiniliste nõelte kasutamine. Ei, see ei ole ka minu teema. Et ma võin kinki olla, aga mitte nagu... See on nagu siuke... See on nagu veits retsimine, vaata. See on nagu jah, veits siuke nagu... mitte nagu, okei. Psühholoogilised ja situatsioonilised fetišid, näiteks voyeurism, naudib teiste seksuaalaktide pealtvaatamist. See on tegelikult ju see, inimesed, kes vaatavad porri, nendel enamustel ongi see ju. Et kui see sind erutab, siis tegelikult sul juba ongi see, et sa ise lihtsalt nagu ei ole osanud seda võib-olla panna sinna kategooriasse, et sul on midagi siukest on äkki. No ma arvan, et üks asi on vaadata netis, teine vaadata nagu, et päriselt sul keegi on siin samas. Aga vaata, on ju igasugused... Kui rõve. Aga kui sa näiteks näeksid, et pargis keegi peab kellelegi taha, sa ei jääks vaatama või? No ma korraks ikka jääks. Ja, aga mida sa vahid, mingi pervert oled või? Ja, aga see on ju tegelikult keelatud. Ma kutsuks politsei neile. Miks? Naudivad vähemalt, ei peksa teine teist. Siuke asi on keelatud avalikus, kui mõtle mingi väike laps läheb, ta saab trauma. Ei, aga see on võib-olla öösel, siis kui lapsed magavad kodus. No kõik lapsed ei maga ööseti kodus. No jah. Aga need tänavalapsed, need teevad ise mingeid asju. Loodame, et ei tee, aga... Sest tegelikult see on ju palju parem variant. Mõtle, kui kaklevad, siis ma kutsuks küll politsei, aga keegi kepib seal, no pohhu, kepivad ära, lähevad laiali. Okei, ma päris politseid tegelikult vist ei kutsuks, aga ikkagi see... Karjuks jõudu tööle! Eksibitsionism. Naudib end paljastada teiste ees. Need on need randad liputajad teise nimega minu arust ka, on ju. Mul on kunagi olnud liputajaga lugu ju. Ma olin täitsa laps siis, kui... Mis ma võisin olla tegelikult? Ma ei tea. Ma olin võib-olla mingi 11-12. Ma olin ikkagi... Vene ajal ma olin ikka täitsa laps. Ma olin 14, kui mängisin nukkudega veel, on ju. Et ma kõndisin Väike-Maarja gümnaasiumi tagant suvisel ajal ja tulin lõunakatelt ja hakkasin nagu siis kodu poole minema ja ma nägin, et seal oli kunagi Vene ajal olid sellised nagu veoautod, millel ta oli sinise kabiiniga, kastiga ja ümmaruksed tuled olid. Ma ei tea täpselt selle nimetust, on ju, mehed oskavad kommenteerida, mis auto see oli. Ja saad aru seal, nii kui see mees, kes seal kabiinis istus, nägi, et ma tulen, ta tuli sealt välja, tal oli selline ruuduline särk seljas ja jalanõud, mingid rihmikud olid jalas ja all olid paljas. Ja ta tuli sinna, tõstis oma jala sinna
serva peale sinna ette, selle, mis iganes see on, stange või mis selle peale onju, ja hakkas pihku taguma. Ja saad aru, ma sain sellise šoki, ma jooksin lihtsalt, ma täiesti kuradi jooksin täie pasaga sinna kodu poole, sest ma olin täiesti šokis. Ja ma ei saanud nagu, noh, mul oli täielik nagu mingi what the fuck, mis asi mõtle, kui huvitav on see, et sa ju tegelikult nagu väiksena, sa ei tea, mida ta teeb, aga sa tead, et see on vale. Ja. Aga mõtle, kui huvitav nagu, kus see nagu tuleb meil, et me teame, et see on vale. See on mingi sisemine, mingi siuke inimestel ikka mingid radarid on, ma arvan. Nagu lindudel see GPS või? Ja. Sellest ma räägin mõni teine kord, mind väga huvitab ja ehk keegi oskab mulle mingeid vastuseid anda. Kogu aeg rändin sellest siin iga kevad ja sügis. Lõpuks, kas ma saan oma vastused või mitte, seoses nende lindude rändega ja kõigest. Kõige sellega seotud. Ja ühe korra täiskasvanu eas oli ka, või samas ma ei tea, kui täiskasvanu ma olin, äkki mingi, äkki 18 olin või mingi siuke 19. Kui sõbrannaga hääletasime Pärnust Lihulasse ühe teise sõbranna juurde ja meid võttis peale mingi meesterahvas, kes oli arvatavasti rootslane ja tal oli selline nagu bussilaadne auto väikeste akendega kõrvalt, mingi Ameerika selline stiilis. Kiilakas ja sellised Elton Johni ümmargused prillid olid ja tagumine see plats oli nii-öelda puhas ja sõbranna istus täitsa sinna taha ja tema jäi magama, aga mina olin ostnud oma uue telefoni, oma esimese telefoni, mingi Motorola. Ja saad aru, ma olen seal niimoodi, võtan selle telefoni, eriti ei olnud seal midagi teha ka sellel ajal. Me sõitsime 50-ga, sellepärast, et lumi oli nii tugev ja sadas seal vastu klaasi, me ei saanud eriti kiiresti sõita ka. Ja saad aru, mingi hetk ma vaatan, et see mees, ta muidu sõitis niimoodi, et käsi oli roolil, et siis mina siit kõrvalt istuja poolt ei näinud, mida ta siin teeb, onju. Saad aru, siis ma näen, et ta midagi kohmitseb siin ja siis paneb selle käe maha ja siia teise ja saad aru, võtab oma riista ja ta hakkas pihku taguma. Ma istun tal siin samas kõrval, saad aru, ja siis ma ütlesin, Kätlin, et see mees taab pihku. Ma teadsin, et ta eesti keelest aru ei saa, onju. Ja temaga nagu inglise keeles suhtlesime. Siis Kätlin, mis asja tei, vaata. Kätlin veel magas ka alguses, ma mingi mitu korda, Kätlin, see mees taab pihku, onju. Ja siis ta tuli Kätlin tuli siia niimoodi ja nagu minu juurde siia ja siis vaatas, et issand, et nagu taabki pihku, vaata. Täiesti perses. Ja see oli niimoodi, et aga see oli just natukene enne seda Lihulat. Ma mõtlesin ka, et see tee ei saagi otsa, aga mul oli telefon kogu aeg käes, et ma helistan menti, kui vaata hakkab seal mingi kuradi ohki. Mingi siuke, tegelikult mingi mõttetu päss selline kuradi pealagi kiilakas ja selline väike tont, onju. Aga see on ka ju selline, see on nii siuke, no türa, mida sa teed nagu, mis viga nagu. Täiesti tema alal oleme nii-öelda, vaata, siuke täiesti Nii, aga temal võib-olla oligi see ekshibitionism. See, millest ma just rääkisin, vaata, et naudib ennast paljastada teiste ees. Cuckold fetish. Naudib mõtet partneri seksist kellegi teisega. Need ongi need, kes vaata, võtavad koju, teevad sulle sünnipäevakingituse mingi teise mehe, vaata. Või siis teevad teise naise, onju. I would never. Ja tegelikult on nii palju probleeme võib sellest tulla. Ma vihkan. Public play, seksuaalsus avalikus kohas. See on põnev. On ju. Sa rääkisin just, keegi keebib puu peal, ma kutsun meedid. See on põnev. Jah. Isegi teinud siin igast pulli. Humiliation kink tähendab alandamise või piinlikkuse kaudu erutamine. See minul küll ei ole. Ma olen närvi kohe türa, käib perse, kui keegi hakkab seal kellelegi ütlema. Ja aga sul peab olema, sa pead ikka täitsa kiiksuga olema, et selline asi nagu erutaks sind, vaata. See on pigem mind ajaks ketta. Aga kui on, vaata, inimesed oma vahel. Tee maha nüüd. Ei, ma ei tohi. Ei, ma ei... Sa pead olema ikka täitsa kiiksuga. Ma ei kink-shame'i. See on lihtsalt minu arvamus sellest, on ju. Ja minu mõtlemine, sest minul seda ei ole, siis mul on lihtsalt enda selline arvamus sellest. Et kui sa kedagi alandad, siis sa nagu, ei tea. Aga võib-olla selle inimesele meeldibki. Vaata, on ju see, et tule ja mingi astu kuradi kontsaga mu rinna peale ja tee niimoodi, et mul oleks valus ja ütle, et ma olen mõttetu sitt ja sülita mulle näkku ja siis ta läheb selle peale tõuseb, vaata. Jaa. Täiesti sulle meeldib, vaata ongi need inimesed, kes on muidu hästi võimukad või nagu tööl on hästi või nagu heas kohas ja temad nagu juhivad vaata inimesi või mingid siuksed, et nad peavad olema kogu aeg siuksed nagu, siis neil ongi vaja vahepeal seda nagu maha surumist. Ja nad täiega naudivad seda ka, et keegi nagu paneb neid paika nii-öelda. Võtame viimase. See on tegelikult see on väga pikalt. Siin on palju tegelikult veel. No siis saame
teha veel Nii, ühe okei, episoodi oota. nendest. Jaa, aga teise inimese alandamine, okei, see ei meeldinud. Seksuaalse rahulduse keelamine teisele, vaata, et kui sa oled põhimõtteliselt, noh, see on tegelikult selline, et ma ei tea, oled mehega seal mingi vahekorras, vaata, või teed talle, ma ei tea, mingit blowkarit või viimasel hetkel, kui sa tunned, et tal hakkab juba tulema, siis sa lõpetad ära, vaata. Hoiad kogu aeg nagu, sa ütled, et sa ei tohi tulla. Sa tuled siis, kui mina ütlen. See on ka jumala äge, ma olen sellist asja ka teinud. See on kihvt, mulle meeldib. Ma olen ka täitsa kuradi pervert. Suitsufetiš, erutus sigarettide suitsetamist või selle vaatamisest. See on mingi okei. Food play, seksuaalsus, toidu kasutamine, näiteks šokolaad kehale, vahukur. See on äge tegelikult. Jaa. Aga no mõni ütleb, et toiduga ei mängita ju. Aga mulle meeldib. Balloon fetiš ehk siis õhupallide krigin, plahvatus või puudutus. Sest tegelikult ma olen netis isegi nagu näinud, kuidas inimestele makstakse raha, rämedat raha selle eest, et sa puhud mingi põhimõtteliselt terve kuradi õhupallide hunniku täis ja siis sa lihtsalt mingi pöörled ja keerled nende sees seal ja siis teed seal pauku ja inimesed lähevad nii nagu ketta selle peale ja nii äksi täis, vaata. Okei, aga ma arvan, et me siis rohkem ei võta. Jah. Teeme jah, et siis teinekord, kui tahate, et me edasi räägime, neid on tegelikult väga palju. Ja et kui tekitas huvi selline vägev teema, siis andke meile teada, siis me võtame veel edaspidiselt teemaks ja räägime natuke võib-olla lähemalt iseenda asjadest ka, rohkem lähemalt siis. Jaa. Jah. Olgu. Olge mõnusad. Näeme järgmine teisipäev. Bye! Ciao! Gotta catch another fight. The apple bottom make them wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.